Külm ja tugev tuul keerutas tolmu ning puges ka kõige motolendelisemale pealtvaatajale kontide vahele, kui eile peeti Holstres Gagarini nimelise näidisvoostehnikumi motokrossi, mis on avastardiks tihedasse hooaega. Isemajandamine paneb pead tööle. Holstres polnud motokross vaid kihutamine võitjate selgitamiseks. Multikrossi kleebised, plakatid, voldikud, mis trükiti, on publikule võistluste jälgimisele abivahendiks, kuid ühtlasi peavad katma majandil korraldamise kulusid. Ja mitte ainult, tarvis on ka tulusid. Motohuviline osales ennustusvõistlusel, kus auhinnaks jalgratas, tema otsustada ka võidusõite, kes on publiku lemmik. Sportlastel olid välja pandud rahalised auhinnad. Et Holstres võistlesid nii poisid kui veteranid, siis võis noorima ja vanima osavõtja vanusevahe tulla peaaegu pool sajandit. Poiste sõiduga seoses ühest mõrudast momendist. Võistlustele tuli teha eelregistreerimine ning peasekretär Tiia Viiron ei tahtnud põhimõtteliselt hilinejaid seega võistluspäeval kohale tulnud enam starti lasta. Lõpuks tehti erand 3 tugevale Läti võidusõitjale Odinšile, Kaušisele ja Rudovitsile. Läti noori enam startida ei lubatud. 50. sõidus paraaditses algusest peale sõitja numbriga 180, kes nimekirja järgi on Vallo Välja Halingast. Et tegu on tundmatu poisiga, tekkis väike kahtlus. Pärast finišit selguski, et number on antud ühele lätlasele. Võitja tulemus muidugi tühistati, kuid mida arvata neist, kes numbri andsid. Lõpuks on siis poiste võitja Andres Heinsalu Türilt. Noorte 125-stel kihutas nii poolfinaalides kui finaalis kindlalt nädal tagasi Valmieras võitnud koselane Mihkel Vaks numbriga 1. Isaga kahasse meisterdatud tsikkel ning tõhus treening on noormehest teinud tugeva liidri. Võitjale järgnesid sakulane Marek Kuusik number 3 ja Aivar Korjus Kalevist numbriga 5. Veterane tuli 3 vanusegruppi starti 25 Meilt, Lätist ja Leningradist. Üldvõidu saanud Jaan Rohula number 131 oli parim noorimate seas. Talle järgnenud endine NSV Liidu koondislane Sulev Saar Tihemetsast ning 16-kordne Eesti meister Rudolf Krestinov Sakust jagasid omavahel teise vanusegruppi 2 paremat kohta. Vanamehed, nagu neid hellitavalt kutsuti, näitasid aga noorematelegi oma parimate päevade võitlusvaimu ja sõidutehnikat. Vanimate meeste, siis vähemalt 50-aastaste klassis võitis lätlane Andris Kljavins. Päeva naelaks kujunes kuni 500-ste võidusõit, kus starti tuli 6 rahvusvahelise klassi meistersportlast. Ühe poolfinaali oli võitnud Andres Krestinov Katšival, teise lätlane Uldis Odinš Hondal. Nende vahel läks ka finaalis lahti äge rebimine. Krestinov number 1 hakkas Odinšil number 83 tasapisi eest ära minema. NSV Liidu meister Viestus Kausis numbriga 11 pidi 4. ringil katkestama, kuid jõudis enne teha auhinnaväärilise pikima hüppe. 3. kohale pressis end teine sakulane Aadu Sikk number 12. Et selle masinaklassi põhisõiduk on endiselt vanamoodne CZ, siis sellel sõites oli parim lätlane Maris Levans, 4. koht tõi eripreemia. Klubide karikas 3. korda järjest sakulastele. Võistluspäev lõpetati tagarattal sõiduga, võitja Andres Krestinovi stiilinäide tuleb aga temaga juttu ajamisel. Palju on Andres Krestinov, tänane päev läks nii-öelda täie ette siin. Aitäh, läks jah. 500-ste võit, peale selle tagarattal sõiduvõit, publiku lemmik, mida veel tahta? Üks asi jäi nagu puudu, siis oleks maksimaalselt olnud, pikim hüppe. Kas oli seda võimalust teha või? Ma vaatasin, sa nagu hüppasid teise poole pealt kui Kausis ja Odinš. Oleks võinud küll, aga ma seal üks kumm oli ees ja rahvas oli seal ja ma kartsin natuke, et ma hüppan sinna vastu kummi, ei näinud õieti. Korraldatud minu meelest oli tasemel kõik. Kõik käis küllaltki graafikus oli ja ainuke asi jah, et seal metsa sees vahest jooksis mõni raja peale ja niimoodi. Raja julgestus võib-olla natukene... Raja julgestus ja pealtvaatajate distsipliin minu meelest 2 asja, mis... See peaks olema, siis oleks nagu julgem sõita, sest teine stardis kohe ma pidingi ühele nagu otsa sõitma, jooksis üle raja ette täpselt. Millised suuremad sihid nüüd tänavuseks hooajaks sead, kui me seisame päris hooaja hakul ja 2 võitu nüüd 2 nädalavahetusega on tulnud? Siin liidu meistrivõistlused ja siis võib-olla saab Soomemaale sõitma minna, seal tahaks hästi sõita ja vabariigi omad ja kes siis kaugemal... Saku rahvusvaheline kross, mis... Jah, Sakus, 9. mai on Sakus ka tuleb rahvusvaheline kross, seal tahaks ka hästi sõita. Nii et pingutamist on sellel hooajal kõvasti. Alanud on see hästi joo, et läheb ka edasi hästi.
nojah, praegult peaks nüüd rattad hästi vastu pidama, siis võiks terve hooaja